Kallid vaatajad, saate alguseni on ikkagi jäänud veel paar minutit. Saade algab meil solgitoruga. Aga seniks reklaami. Järgmistel valimistel, mis toimuvad juba pühapäeval, hääletage Elurikkuse erakonna poolt. See on ainus aus erakond, mis hääletamisele välja on pandud, sest et meie teeme seda kõike oma raha eest. Dopingut võetud ei ole. Doping on täna väga kõva teema. Me usume perekond Veerpalusse. Me usume dopinguvabasse valimisvõitlusesse. Dopinguta saab ka. Arsul pilt ees või? Tule siia juba. Oli valmis? No, kas ta on kaadris ka või? Kus ta olema peaks? Aga see ERR on kaadris või? See on kaadris või? Jaa, kõik. Liitviist kuni tema sinna. Okei. Mind ei ole, jah? Elurikkuse puna ei paista. Olete valmis, jah? Tähelepanu! Puna ei paista. Puna ei paista. Puna peab leia. Kohe, siis paistab. Kallid vaatajad, kallid inimesed siin tänaval, kõik need mitusada inimest, kes te siia olete tulnud, palun vabastage autotee, ärge laske ikka autot läbi, olge head, eks ole. Ja kallid inimesed, tere tulemast selle valimiskampaania kõige kuumemale debatile, kuhu on lubatud ainult üks erakond ja selle otsuse tegi ERR-i nõukogu, kuhu kuuluvad poliitikud vanadest parteidest, nendest parteidest, kes täna veel on Riigikogu palgal ja saavad selle eest, et nad selliseid otsuseid teevad veel palgalisa 1000 per nägu per kuu. Mõelge selle peale, kallid inimesed, aga tänasele debatile on lubatud ainult üks erakond ERR-i nõukogu otsusega ja see on Elurikkuse erakond. Alustame saatega, palun tunnusmeloodia. Ja sellega on selle valimiskampaania kõige kuumem debatt avatud. Suur tänu sulle sissejuhatava kõlli eest. See on ainulaadne kõll. See on didgeridoo, mis on tehtud solgitorust ja ausalt öeldes need inimesed, kes on valimiskampaania läbinud, oleks justkui läbinud selle sama solgitoru. See on päris karm rida, aga täna õhtul olen mina Andres Kuusk ja mul on kiiver peas, nagu ta Facebookis kuulutas, et on vaja kiivrid pähe panna, sellepärast tulikuumal debatil võivad hakata lendama igasugused asjad ja sellepärast me koristasime veepudelid ja klaasid siit laualt ära. Nii, aga esimesena on meil külas tänases debatis Elurikkuse erakonna peaministrikandidaat Mihkel Kangur. Tervist! Mihkel Kangur, kas te tahaksite olla peaminister? Kui saaks kuidagi teisiti, siis ei oleks. Aga teisiti äkki ei saa, sest meie ees seisavad sellised ülesanded, et me igaüks
peame olema valmis võtma vastutust, et asju korraldada selliselt, et asjad oleksid hästi korraldatud. Mihkel Kangur, see on sinul esimene Riigikogu valimiskampaania, mille sa oled läbinud. Mis tunne on? Küsime nagu sportlastelt. Mis tunne on? No nüüd on hilja kahetseda selles suhtes, et teekond sai ju ette võetud, nüüd tuleb see viia võiduka lõpuni. Näed, saabusid toniseerivad joogid. Ja siin saabus Vabaerakonna kandidaat number 160. Juku-Kalle Raid oma teega. Vaatame, ega siin mingit salakavalaid jooke sees ei ole. Aineid. See on Marimaalt toodud Ivan Chai ja siis eesti keele tõlgituna anda fragmenteeritud põdrakanepi tee. Ei ole mürgine, dopingut ei sisaldab Marimaa mett. Suur tänu Juku-Kallele, aga Juku-Kalle, me peame kahetsusega ütlema, et ERR-i nõukogu tegi otsuse, et Vabaerakonna kandidaadid sellel debatil osaleda ei saa. Siin saab ainult Elurikkuse erakond osaleda. Suur tänu. Aga see Juku-Kalle poolehoiu märk on sümpaatne ja Ivan Chai ehk põdrakanepi fermenteeritud tee on suurepärane jook tänasel õhtul. Aga nüüd hakkab meie debati tõsisem osa. Mis poolest Elurikkuse erakond siis erineb nendest teistest erakondadest? Kõik ju räägivad nutikusest, kõik räägivad teaduse osakaalust, teaduspõhisest lähenemisest, kõik räägivad loodushoiust, hoiame metsa, hoiame ma ei tea mis asju. Ja mille poolest te erinete? No ma võin... Me erineme, vabandust, saatejuht on ka selle erakonna liige, pean üles tunnistama. Me võime ju rääkida kuust ja väikesest ka, aga ega ma seal sellegi poolest ju käinud ei ole. Nii et seetõttu teised erakonnad võivad ju rääkida igasugustest nutikatest riikidest ja keskkonnahoiust nii palju, kui nad tahavad. Aga kui nad selleks midagi teinud ei ole, siis see jutt on ju tühi. Nad on valimiste eel igasuguseid lugusid rääkinud ja üldjuhul need teemad, millest nad rääkinud on, korduvad valimistest valimistesse. Seda nimetatakse ka autoplagiaadiks, kui sa kordad ise ennast endale viitamata korrektselt, kopeerid ise enda teksti. Reklaamipaus, oota seiske korraks. Reklaamipaus, siin näete ühte plakatit. Täna on ERR-is lubatud ka poliitreklaam, nii et palun vaadake hoolega seda reklaami. See on ainukordne päev, kui ERR-i nõukogu tegi otsuse, et ainult Elurikkuse erakond võib poliitreklaami teha. Elurikkuse erakond erineb teistest erakondadest selle poolest, et meie teeme oma debati vabas õhus, mitte umbses TV-stuudios vastavalt ERR-i nõukogu otsusele. Ja see on ainult kasulik, sest et me saame olla rahvale lähemal. Rahvas saab tulla siia küsida oma küsimusi täiesti erinevalt sellest, mis toimub seal kinniste uste taga, suletud uste taga. Vaatajatele ma nüüd ütlen korraks vahele, et vaatajatele ma pean ütlema, et siia tänavatele õue on tulnud sadu Eesti inimesi, kes kahjuks küll ei saa lähemale tulla. Ärge tee peale minge palun. Ja seal vaadake, see äär on hästi porine, et ärge sinna pori sisse astuge. Kes selle jäätise müüja kutsus? Kas ta on maksnud? Tal ei ole litsenti minge... Jah, okei, aga see tee oli tasuta ja aitäh Juku-Kalle Raidile, et üldiselt jah, kenasti, kõik on kenasti. Kui te tahate plaksutada, siis te võite plaksutada ka muuseas. Ma plaksutage jah. Ma küsiksin nüüd ühe ikkagi väga tõsise küsimuse, et sa ütlesid küll, et teised erakonnad on justkui nii-öelda plagieerinud või tegelevad rohepesuga või sa oled seda sõna ka kasutanud. Mis asi see rohepesu on? Kas see on see, kui kasutatakse rohelist seepi?
ja rohelise seebiga saab ka rohepesu teha, kui sa väidad, et see, mida sa teed, on hirmsasti keskkonnale sõbralik, aga tegelikult hoopis tapad selle rohelise seebiga neid sipelgaid või putukaid, kes meid elus hoiavad. Et rohepesu on see, kui näiteks mingi partei väidab, et ta on tohutult metsade poolt, aga tegelikult on hääletanud selle poolt, et metsad maha võetakse. Et räägib üht, teeb teist. See on nagu teaduspesu, väidab, et toetab teadust, aga tegelikult on lamemaalane. Et selliseid tüüpe on seal Riigikogus täitsa palju ja ega me neid sellepärast ei armasta. No neid lamemaalasid sa ei armasta siis? Neid, kes Riigikogus rohepesuga tegelevad. Okay. Mul on siin küsimusi palju. Kas üks küsimus on selline, et te olete ju ka erakond või partei, et mis poolest te siis teistest nii-öelda erinete? Ütlete siin küll, et parteid on pahad, aga ise olete ka ju erakonnana. Oleme ka ju erakonnana. Ei, meie oleme erekond. Meie oleme erekond. Et see on väga oluline vahe on erekonnal ja erakonnal. Et neid sageli kiputakse sassi ajama, sellepärast et vastavalt seadusele me peame ühtemoodi välja nägema. Aga erekonna tunneb sellest ära, et erekonnas arutatakse asjad omavahel läbi ja siis öeldakse välja. Aga erakondades arutab tagatuba asja läbi ja siis ütleb erakonna liikmetele, kuidas õigesti istuma, astuma ja mõtlema peab. Et meil on vastupidi. Kas erakonna tagatuba on siis kogu erakond või? Meil ongi kogu erakond mahubki tagatuppa ära. Meil on nii suur tagatuba. Ohoh, rikas erakond, suured ruumid. Aga miks teil nii vähe naisi kandideerib? Meil nii vähe naisi kandideerib. Palun, vastake. Oskad sa äkki öelda? Ma võin kinnitada, et kõik erakonna naised, kes vähegi tahtsid, saavad kandideerida. Ja mitte kedagi ei ole vabandust, ma tutvustan vaatajale, tegemist on Piret Räniga ja kes veel ei tea, siis enamuse meie kujundusest on teinud Piret, nii et rahvas teeme aplausi. Ma tänan. Ja Piret muuses kandideerib ka Kesklinn Pirita Lasnamäe. Kesklinn Pirita Lasnamäe ja su number... Ja minu number on 615. Unikaalne number, 615. See on kodifitseeritud number, nii et te teate, mis see... Kes teavad, mis see tähendab, need teavad. Me rohkem ei räägi sellest, mis see tähendab. Ei, aga ma võin öelda, et ma olen täiesti selle numbri vääriline kandidaat. Ja meil on kogu pere saade, me ei hakka selle numbri sisu siin lahti seletama, et lapsed võivad ka vaadata. Aga ma siiski jätkaksin selle küsimusele vastamist, et vastaksin hüüatusega, et hei, kõik targad ja tugevad naised, palun astuge Elurikkuse erakonda, siis ei saa järgmine kord öelda, et Elurikkuse erakonnas ei kandideeri naisi rohkem kui mehi. Aga ma võin siinkohal öelda, ma vaatasin sealt teie neid nimesid sealt, meie nimesid registrist ja meie erakonnas on naisi rohkem kui mehi. See on umbes 60, 40 või isegi 63, 37 on see suhe umbes. Nii et iseenesest erekonnas on naisi väga palju, aga tõenäoliselt nad ikkagi sellesse nii-öelda gladiaatori rolli ei taha väga astuda ja sellest on natuke kahju, aga teisest küljest Eks me saame siin ainult oletada, milles see asi on. Eks me ju tea, et praegust nende riigiparteide tõhusa poliitika tulemusena valitseb meil riigis kohutav palgalõhe, mistõttu naiste sissetulekud ongi madalamad, aga meie pidime ju maksma enda selle riigilõivu oma taskust. Ja võib-olla lihtsalt nendel naistel ei olnud raha, et maksta riigilõivu. Et see ma lihtsalt oletan, see võib olla üks hüpotees, aga kindlasti me saame seda veel uurida, et ma küll pean kahetsusväärselt tunnistama, et meie perekonnas on see palgalõhe minu kahjuks ja naine ikka ei kandideerinud. Aga räägime majandusest. Tegelikult see tänane debatt on majandusdebatt.
tervist, lehvitage ka palun. Nii, väga tore. Majandusdebatt, et mida see teie, noh, kuidas öelda, selline loodusinimeste seltskond siis, meie, mida see meie loodusinimeste seltskond siis üldse majandusest teab? Mihkel Kangur, kas sina tead midagi majandusest? Või mis jutt, palju need erakonnad üldse majandusest teavad, see on teine asi. Aga noh, teie, inimesed tahavad ju teada, et kui meie pääseme võimule, et mis me siis seal majandusega teeme? No majandusega, majandus on väga oluline osa meie ühiskonnast. Loomulikult ka meie poliitika näeb ette, et majandus peab olema meil õitsev ja tegus. Aga erinevalt teistest erakondadest meie näeme, et majandus peaks olema pigem loodust taastava iseloomuga, kui seda lõhkuva või hävitava iseloomuga. Oot, nüüd ma ei saa aru, et mis mõttes, et sul majanduse alus on ju ressurss ja ressursiga sa teed midagi, mingisuguse asja valmis ja siis müüd selle, ekspordid selle välja ja siis tuleb ju õnn meie õuele ja me saame tervishoiurahasid juurde panna ja pensioni juurde panna. Kas see nii ei ole mitte? Et raha tuleb seinast ja et saabki, aga sa saad võtta loodusest ju ressursse sellisena, et sa ei lõhu seda loodust ära. Kui sa lähed külmkapi juurde õhtul, kas sa lõhud selle külmkapi ära, et saada sealt toit kätte? Ei lõhu ju ära. Sa võtad külmkapi ukse lahti, võtad toidu välja, paned külmkapi ukse kinni. Külmkapi jääb terveks. See on sul tore jutt, aga külmkapi tegemisel on juba seda loodust lõhutud. Ja mäletad, need vanad külmkapid olid selle suure augu tekitajad. Ja. No aga see on väga hea näide, mis sa tõid, et tegelikult me saame rahvusvaheliselt ka kokku leppida selliselt, et me ei lõhu loodust, kui me tahame majandust arendada ja hoida, vaid et me saame kasutada selliseid tehnoloogiaid ja selliseid loodusressursse, mis aitavad pigem ökosüsteeme taastada. Aga võta nüüd, eks ole, kui ma tahaksin Tallinn-Tartu maantee teha 4-realiseks. No, miks sa seda tahaks? See tähendab, ütleme, et inimesed tahavad. See tähendab ju seda, et sa pead kasutama ikkagi naftat ja siis kaevama maa seest igasugust killustikku ja liiva ja millega sa selle teed ja et kas see selles sinises majanduses, millest sa rääkisid, kas selline teede tegemine lõpeb siis ära või? Ei, miks ta ära peaks siis lõppema? Kui neid on meil vaja, siis neid tuleb ka teha, aga see tuleb teha siis sellise õiglase hinna eest. Saatesse saabus Roy Strider. Otse eetris. Te olete otse eetris, Roy, tervist. Oota, pane mikker ka. Et tervist, vabandust, et ma niimoodi vahele segasin. Olen koduteel, aga põikasin läbi, et tervitada Elurikkuse erakonda, kes on siin äärmiselt kummalisel ja veidral viisil jäetud ukse taha. Täiesti käsitlematu juhtum, aga tegelikult ma päeval helistasin ka Mihklile ja tulin küsima, et oled sa siis homme seal Eesti Ökoriigi varivalitsuses keskkonnaministri toolil istuma või jõudsid? Side nimekirjas ja kuigi parteituna pean kohe tunnistama, nii nagu on parteitu Juku-Kalle Vabaerakonna nimekirjas. Jah, aga sulle tuli küsimus. Ja ütleme niimoodi, arutelu meie erakonna poliitika on selline, et sellised teemad me arutame läbi. Ma saatsin sulle kirja, ma küsisin seda, et meil erakonna liikmed soovivad teada, kes on teised kabineti liikmed. Mulle ei jäänud see meelde, kui sa mulle rääkisid, et ole hea, saada mulle see nimekiri, et me arutame veel selle koos nagu läbi, et keskkonnaministri ametikoht on alati väga väärtuslik tunnustus selles mõttes, aga meil on arutelu veel poolel. Mul on Roile küsimus, kas koalitsiooni läbirääkimised on toimunud selle varivalitsuse mõttes? Ei olegi mingit koalitsiooni planeeritud, see on erakondade ülene
koostöö kokkulepe ja siin ei ole mitte mingisugust opositsiooni. Kuule, aga tegelikult me oleme otse-eetris, et kui sa saaksid natukene rääkida oma mõttest, siis mikrofon on sinu või praegu? Jah, ma räägin sellest mõttest väga täpselt ja detailselt homme kell 14.00 Rahvusraamatukogus pressikonverentsil. Teile saadan kõik need materjalid, mida Mihkel küsis. Kindlasti sellest peab rääkima, sellest tuleb rääkida ja see on väga-väga oluline teema. Vaadake, mulda me ei söö ja raha ei näri. Kui keskkonda ei ole, siis ei ole meist siin varsti enam mitte kedagi. Ja kindlasti keskkonna küsimused on erakondade ülese kokkuleppe objekt. Ja me peame selles suunas ühiselt koos tööd tegema. Kusjuures mulle tundub, et praegu on see ainus ajaaken, kus me saame sellist kokkulepet tegelikult üldse teha. Sest peale valimispäeva lõppu, kui kell kukub, siis on täpselt nii, nagu Artur ütles, koalitsioon ja opositsioon. Ja mida iganes ütleb koalitsioon, opositsioon on selle vastu. Ja kui opositsioon tuleb lagedale mingi ilmatuma väärtusliku ja vahva ideega, siis kahjuks enamasti koalitsioon on automaatselt jälle selle vastu. Aga soovin teile jõudu jaksu. Mul on üks täpsustav küsimus. Enne kui sa tulid, me just rääkisime siin sellisest nii-öelda vanade parteide poolt läbi viidud rohepesust ehk et nad küll räägivad ühte asja, et justkui nad on tohutud keskkonnasõbrad, aga need teod, mis on ka viimasel ajal tehtud, eks ole. Võtame näiteks metsaseaduse, kus metsaseaduse kuuse raievanust vähendati, lageraie suurust suurendati ja nii edasi, eks ole. Või ütleme Rail Baltica hääletamise, kõik nad on või enamus on selles osalenud nii-öelda selle jõhkra Rail Baltica tee tegemise poolt, et kuidas sa ka mina isiklikult olen väga skeptiliseks muutunud sellises küsimuses, et kust tuleb sinu julgus öelda, et sa võtad nüüd nendest vanadest erakondadest, nendest nii-öelda rohepesu erakondadest inimesed ja et nendel korraga tekib nüüd meelemuutus? See oli nüüd selline pikk küsimus. Ma vastan kahes osas, kui tohib. Ma ei mäleta enam täpselt, mis aastal see juhtus. See oli 1993. või 1995. aastal, midagi taolist. Ma olin Põlva maakonna ajalehe Koit, selline verinoor ajakirjanik ja Põlvas toimus ettevõtlusmess või midagi taolist. Ja seda oli väisama saabumas toonane Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Teeme ühe pausi, et ma kutsuks siia Joonas Laks ja rohelised tulevad. Noh, kuidas tunne on? Tere, tunne on kohutav. Sa pääsed sinna sellele debatile, et me ERR-i nõukogu tegi otsuse, et sellele debatile, mis meil siin toimub, rohelised ei pääse, aga näed, me ikka kutsusime teid. Kuidas tunne on? Tunne on veel kohutavam. Ei, tegelikult, kui päris aus olla, siis jah, et ma olen teiega täiesti nõus, et 62 500 eurot maksta, et saatesse pääseda on natuke liiga palju. Aplaus. Jah, jõudu sulle ka ja pea vastu seal nende hagijate keskel. Jürgen Ligi sööb su ära. Siin on tulnud pealtvaatajatelt majandusküsimus. Juku-Kalle Raid, palun. Nii, et kui me võtame primifutu matemaatika appi ja suure osa siis siia sisse pääsevatest erakondadest, siis niisugune lineaarne mata näitab, et sellisel juhul, kui kõik need lubadused täita, peaks Eesti majandus olema vähemalt Poola majanduse suurune. Meie riik ka, kusjuures huvitaval kombel, et kõige rohkem ja hasartsemalt on lubadusi jaganud muuseas kaks sihukest erakonda, kes üks justkui väga hoolib inimesest, need on sotsid. Ja teine erakond, mis hoolib justkui väga Eesti tulevikus, on EKRE. Et millised võimalused, see on küsimus Arturil sulle ka, et millised võimalused üleüldse on 21. sajandi Eestis võimalik sellistele erakondadele matemaatikat, sellist ütleme tavalist keskkooli, mitte isegi keskkooli, vaid algkooli matemaatikat õpetada?
ma lasen Roil vastata selle küsimuse ära ja siis me tuleme tagasi majandusküsimuse juurde. Aga kas te küsimust üldse mäletate? Mäletame. Skepsis vanade erakondade suhtes, et kuidas nad ikkagi sellest rohepesust või kuidas nad äkki nüüd siis mentaliteedi muutusi teevad? Et jätkan vastamist, et toimus ettevõtlusmess vanal hallil ajal, olin noor reporter, Lennart Meri saabus, oli esimene presidendi ametiaeg. Hakkas tulema kultuurimaja trepist ülesse, mina seisin seal ootamatult ees diktofoniga ja küsisin nõnda, et härra president, palun öelge, kas Kagu-Eestis ettevõtlus on üleüldse võimalik? Sest mulle toona tundus, et ei ole, et see kõik on selline nagu no mitte rohepesu, mitte ka rahapesu, aga lihtsalt nii-öelda nagu näitemäng. Ja küsimus mõistagi Merile oli ootamatu, aga ta kogus ennast, ma pean tegema komplimendi, väga kiiresti, kohendas prille ja ütles mõnevõrra etteheitvalt, teate noormees, kui te küsimuse nõndapidi püstitate, siis mulle tundub, et tõepoolest ei ole ja rühkis edasi. Et siin on nagu üks vastus. Teine vastus on see, et nagu ma siia saabuses juba ütlesin, keskkond on erakondade ülene teema. Erakonnad tulevad ja lähevad, keskkond jääb, keskkonda tuleb hoida. Me peame mängima nende kaartidega, nende malenditega, mis meil parasjagu laua peal on. Ja selle asemel, et otsida vastandusi, me peame otsima ühisosa ja seda ma üritan teha. Ja ma tean, et Elurikkuse erakond on samamoodi pigem positiivse nii-öelda nagu positiivse käitumismudeli usku erakond ja mina küll usun, et kas see toimub täna või homme, seda me ei tea, aga lähiajal me peame tegema mingisuguse erakondade üle see keskkonnakaitse kokkuleppe ära ja mina usun, et see sünnib. Ma ei tea, miks ma seda usun, aga selle nimel ma töötan ja teen tööd ja ma tean, et te toetate mind selles enda südames ja kõik koos me teeme selle ära. Et nüüd ma nagu sõidaksin edasi kodu poole, Lõuna-Eesti poole, sead lambad joota, siga sööta, eks ole. Aga teeme aplausi publik Roy Striderile ja soovime talle edu valimistel. Aitäh, aga Mihkel siis ootan kirja, eks ole. Ma tulin asja pärast. Ja, saada mulle kiri. Nii, järgmisena siis Juku-Kalle küsimus, et kas seda matemaatikat peaks õpetama poliitikutele, et nad saaks aru. Ja, see oli väga hea küsimus ja Elurikkuse erakonna üks kesksemaid teemasid nendel valimistel on just nimelt hariduse küsimus. Et see, millisel viisil meie lapsi koolis õpetatakse, kas nad suudavad aru saada matemaatilisest mõtlemisest. Kas sa räägid lastest, räägid sellest, et võib-olla mingi muutus toimub siis 20 aasta pärast. Aga praegu küsimus oli, et need tüübid, kes praegu kandideerivad, et kuidas neile matemaatikat õpetada? Aga nende jutt ju selles suhtes on ju tühine, et vahet ei ole, mida nad nagu räägivad, et ega nad ei kavatse ju neid kindlasti ellu viima hakata, mida nad enda programmidesse kirja pannud. Et see on lihtsalt selline populaarne mäng lihtsalt, et ajakirjanikel oleks midagi uurida, tudeerida, vaadata, kui palju plagiaati see sisaldab. Siis mingisugused organisatsioonid ilmuvad välja, kes on hirmsasti lugenud justkui neid programme, aga mitte midagi aru ei ole saanud. Et see on lihtsalt mäng ja siis pärast valimisi vaadatakse, rivistatakse natuke inimesi ümber. Funktsionaalse lugemise puudus on ka siis lisaks matemaatika puudus. Matemaatikaoskuste puudus, funktsionaalse lugemise oskuse puudus. Meil on poliitikud hästi uhked PISA testi tulemuste üle, aga mis näitab seda, et meie inimesed on väga hästi informeeritud erinevatest asjadest, aga see oskus oma teadmisi kuidagi ellu rakendada, seda on nagu väga vähe. Aga nüüd annan ma saatejuhi pulga üle Mirko Ojokivile või Andres Kuusk, kes sa oled. Tule siia poole, võta pulk üle. Ma teen väikse pausi. Nii, sõbrad, nüüd läheb lahti. Nüüd hakkavad tulema tõsised küsimused. Kõigepealt, kas see on hea tee? See on hea tee. See on mahetee. See on väga hea tee. Kui me räägime ikkagi poliitikute harimisest, siis kas sulle on tundunud, et nende selle valimiskampaania jooksul on nad midagi ära õppinud meie käest?
sellele küsimusele on väga raske vastata, sellepärast et nad on demonstreerinud oskust korrata neid sõnu, mida meie oleme nagu ees lausunud, aga kas nad oskavad seda panna mõnda teise konteksti, kasutada seda informatsiooni, mis nad meie käest on saanud, ehk et kas see teadmine päriselt on ka sündinud, seda on veel raske nagu hinnata, selleks peame natukene selleks peab tegema komisjoni, ma saan aru, ja paar kuud menetlema seda küsimust. Ja me peame seda uurima. Raineri käest peaks ka küsima, Vakra käest peaks küsima, et kas tal on midagi meelde jäänud. Räägi mikrisse. Ma räägin siia mikrisse. Et kes ei saanud küsimusest aru, ei saa mitte keegi aru, jah? Siis ongi nii. Ja võtame järgmise küsimuse. Võtame järgmise küsimuse. Jah. Millal läheb kõik Eestis heaks? Kõik Eestis heaks. Kõik peab minema heaks, sest et kui lugeda läbi tõepoolest kõikide erakondade valimisplatvormid ja jätta sealt eemale elurikkuse erakonna valimisplatvorm, kus tegelikult seda ei lubata, et kõik läheb heaks, siis meie rahvas peaks saama üliõnnelikuks nüüd, kui valimised ära on. Ilmselt siis juba, kas see juhtub juba esmaspäeval? Elurikkuse erakond, kus juures Rahandusministeeriumi ametnikud suutsid tuvastada elurikkuse erakonna valimisplatvormist 2 numbriliselt mõõdetavat suurust. A. Lõpetame Rail Baltica. B. Tõstame teaduse rahastuse 1% SKP. Sealjuures Rail Baltica mitte tegemise puhul nad ei arvestanud, et riigile jääb 700 miljonit alles. Jaa, aga meie arvestasime. Nad lugesid kokku ainult miinuspoole. Aga... Mis mõttes miinuspoole? Seal oli, nad tõid just välja, et sellega me hoiame kokku ju raha. Ei toonud. Ei toonud? Jaa, nad ütlesid, et sellega, et see on plusspoole värk, et see neid ei huvita, et nad pidid ainult vaatama, palju mingid asjad maksavad. No ma sain valesti aru siis neist. Eks ole? Jah. Aga sa oled juba liiga kaua poliitikas olnud, tervelt 5 kuud, nii et see on täiesti andestatav, et hakkate asjadest valesti aru saama. Ja ma tunnistan seda, et ma sain valesti aru. See on väga suur vahe sellega. Rainer, õpi. Nii, jätkame siit järgmiste küsimustega. Et kui ei saa esmaspäeval, siis kõik see õnn meie õuele saab. Nii, kes see tuleb? Kes see tuleb? Sven ei taha tulla, jah? No, et nii. Mis ta ei taha? Kardab. ERR-i nõukogu. Jaa. Ta on ilmselt üks neist. Ma ei tea küll, ma ei ole vaadanud, kes seal nõukogus istuvad, aga ju ta on lähedalt seotud. Kontrollib olukorda. Küll nad vastutavad kõik ühel hetkel. Ega me ei tahagi siia teisi oma valimispropagandat tegema tegelikult. Sest see on meie debatt, mis toimub vabas õhus, puhtas linnakeskkonnas, suhteliselt puhtas. Ja sellepärast meil on ka ilusad joped seljas. Ja. Sest nii on hea. Nii, aga et kas meil esmaspäeval... Nii. Siin telemaja ukse juures on, näed, Sven Sester läheb sisse. Ma jõudsin talle ära öelda, et teda ei ole lubatud meie debatti. No mõni poliitik vähemalt kuulab sõna. Repliiki. Juku-Kallel repliik. Kuule, tule tagasi nüüd, saatejuht. Ja see oli Sven Sester seda ääremärkuse korras ja ma tuletan meelde, et ta tegelikult ei tohiks majandusdebatis osaleda. Tegemist oli selle inimesega, kes seotas lahkelt raha Kreeka küllaltki pekki kukkuvale majandusele. Selle asemel, eks ole ju, et seda kasutada kuidagi teistmoodi meie enda jaoks ja me ise teame, kus see nüüd praegu mädaneb. Selle asemel, et saata Kreekasse paar raamatupidajat. Nii et sellepärast Sester siin ka muidugi ei saagi olla. Meil on väga hea meel, et Sven Sester siia ei tulnudki ja meie tõekanal jätkab siit tõe kuulutamist, mis on absoluutne ja püha, sest ta on teaduslikult tõestatud. Eks vaatajad saavad õhtul muidugi vaadata seda saadet, et kes veel ei tohiks majandusest üldse rääkida, et kõik on nüüd ühte ruumi kokku kogutud, et kellel ei maksaks sõna võtta väga. No Jevgeni võib-olla ka ei peaks rääkima sellel teemal liiga palju. Ma nii mõtlen. Ja nii edasi. Nii ütelda tagantjärele targemana. Nii. Aga lähme siis teemadega edasi ja järgmine kindlasti eestlastele suurt muret valmistav küsimus. Kuidas me jõuame lõpuks põlevkivi mitte põletamiseni? No siis, kui me põlevkivi katlas tule ära kustutame.
väga hea vastus. Siis kui me enam seda ei põleta, siis ta on tuli ära kustutatud. Kas me järgmise 10 aasta jooksul jõuame sinnamaani, et meie roheline energia on tõepoolest roheline energia? No kindlasti saame, näed, ja sealt tuleb inimene, kes oskab sellele küsimusele väga hästi vastata. Tule nüüd siia, tule siia. ERR-i nõukogu ei pane seda tähele. Toimub Põxit osas töö käib. Põxit toimub iseenesislikult juba sellel aastal. Enam kui 600 megavatti põlevkivi võimsust läheb tänavu kasutusest välja. Ma ütlesin, et kui tule ära kustutame, siis enam ei põletata põlevkivi. Et mida meie tahame on see, et sotsiaaldemokraatid siis on... Ära seda nimetada, ERR-i nõukogu kuuleb, ei, see ei ole hea, kui sa niimoodi nimetad, et see salaja tõime su sisse, aga noh. Aga siis, visioon siis, ütleme siis taastuvenergia edendajatel on see, et aastaks 2030 on võimalik elektri- ja soojustootmises minna üle taastuvatele allikatele. Kas ma tohin siia vahele ühe küsimuse veel visata? Miks on prügi põletamisest tulenev energia saab rohelise energia toetust? See tuleneb Euroopa Liidu regulatsioonidest, ehk siis see osa, mis on biolagunev, on tunnistatud taastuvateks allikateks ja ülejäänud osa on fossiilne ja siis taastuvatele allikatele on õigus toetust maksta. Aga kilekotid ja muud sellised asjad ei ole ju biolagunevad, mida seal põletatakse? Ei ole, aga Eesti regulatsioonide kohaselt makstakse ka toetust koostootmisrežiimil toodetud energiast, mis on toodetud fossiilsetest allikatest. See võib-olla ei ole õige, et me võiks ainult toetada taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat. Mis on sinu enda isiklik arvamus? Kas sa tohid öelda seda? Ja minu isiklik arvamus on see, et toetame taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat. Väga õige. Vaat nii, teeme nüüd aplausi. Ükskord tuli mehe sõna ka. Vaata, mine nüüd ruttu ennem, kui ERR-i nõukogu näeb, et sa siin käisid. Kui nad tabavad sind siit valvekaamerast vaadates, et sa oled siin debatil ka käinud, võib-olla nad siis pahandavad su peale ja ka ei lase sind pildile. Niisiis, Põxitiga on meil kõik selge. Järelikult järgmise teemana räägime veel olulisemast asjast ja selleks on julgeolek. Julgeolek. Jah, praegu just tuli julgeolek. Uus küsimus tuli sisse küsimus julgeolek. Tuli sisse. Nii. Ise. Intelligentse inimese tunnus on julgus. Nii. Et mida siis Elurikkuse erakond, mida teie, vabandust, ma võtan ka juba seda kuuserolli siin üle, mida teie ja pakute siis julgeoleku vallas. Milline on teie kontseptsioon? Meie. Julgeoleku vallas. Julgeolek koosneb väga mitmetest aspektidest, aga mulle iseendale meeldib see kontseptsioon, et meid võidib ju näiliselt kaitsta igasugused lepingud ja tankid ja tankirusikad. Aga tegelikult, kui me oleme maha võtnud kõik enda metsad, pole meil enam kuskile metsa varjuda, eks ole. Siis oleme enda maa üles sonkinud, ehitanud mingisuguse kummalise raudtee järsku veel siia. Me saame hästi kiiresti siit minema. Ja nutikad inimesed on meil kõik jalga lastnud. Siis tekib nende NATO liitlaste emadel kindlasti see küsimus, aga mida kuradid siin nende pojad ja tütred parimad kaitsevad? Kui me oleme kõik selle nagu Nauru saare tühjaks kaevanud ja ära lõhkunud, ära lammutanud. Ehk et kui NATO liitlaste ja meie Eesti emad näevad, et siin on midagi kaitsta, siis need sõdurid siin ka püsivad. Ehk et see väärtusruum peab olema meil see, et meil on siin midagi kaitsmisväärset. Ja siis kaitsevad meie enda inimesed kogukondades, kes teavad, kuidas kogukonda hoida, kogukonda kaitsta, olla väljas selle eest, et meil oleks siin julgeolek mitte ainult on ju sõjalises mõttes, vaid ka igapäevaselt, et sa ei pea kartma öösel pimedas läbi metsa minna, et äkki keegi tuleb. Kuidas sa ei pea kartma, et pimedas läbi öösel läbi metsa? Seal võib ju karu olla. Kõik metsaloomad on meie sõbrad. Nii? Ja. Teie sõbrad on, jah? Meie sõbrad. Mitut sa neid tunned? Kõiki tunnen. Väga hea. Nii? Ja sul on ühesõnaga nendega räägitud, et kui inimesed valivad Elurikkuse erakonna, siis võivad julgelt läbi metsa minna, kas või öösel ja sinu sõbrad neid ei puutu. Ei, nendega räägitud.
palun jätkake. Toidujulgeolekust me räägime, et meil ikkagi ise kasvatame toitu, puhast toitu, tervislikku toitu, et tervis oleks hea ja sellised erinevad aspektid julgeolekust on meil programmis väga hästi ära läbi kaalutud. Head vaatajad, te vaatate tõelist debatti. Meeldetuletuseks ütlen teile, kes te seal ekraani taga olete, et on võimalik saata ka Elurikkuse erakonna Facebooki lehele küsimusi, mida siis saaks siin küsida. Ja me siin ukse taga olles oleme näinud praegu, et üks praegune minister Rene Tammist, kes julges siia tulla, me erinevalt ERR-i nõukogust andsime talle väikse mikrofoni loa, siis käis veel meil siin Roy Strider, Juku-Kalle Raid, need on kõik kandidaadid ja vaadake nüüd seda silti siin, ma tuletan teile meelde, et miks see debatt täna siin toimub. See toimub sellepärast, et ERR-i nõukogu, mis koosneb poliitikutest, suures osas poliitikutes, enamus hääl on nende käes ja kes saavad selle töö eest veel kõvasti palka lisaks sellele, mida nad mujal saavad, otsustasid, et üleriigilise nimekirjaga Elurikkuse erakond ei tohi osaleda selle maja sees toimuvatel debattidel ja seepärast otsustasid nad siis seda, et meie peame korraldama oma debatti siin selle maja ukse taga. Muuseas, see maja on minu jaoks terve lapsepõlve kodu olnud, ma sain siit isegi nõukogude ajal, mõelge, nõukogude ajal olid siin kurjad valvurid ja nad lasid mind siia sisse, aga tänasel päeval vabas Eestis on nendeks kurjadeks valvuriteks saanud Eesti poliitikud, kes teisi konkureerivaid kandidaate ei lase siia majja sisse. Et see on päris hull olukord. Kusjuures see on päris huvitav, et sügisel me mäletame, kuidas meie president hõikas, et teadlased, tulge, kandideerige Riigikokku, tulge tehke, osalege poliitikas, õpetajad, tulge. No ja siis tulidki inimesed kokku, kõige rohkem doktorikraadiga inimesi erakonnas meil, magistrikraadiga õpetajaid, tarku inimesi tulid kõik kokku ja siis öeldakse, et kuulege, te olge siin ukse taga, me siin sees arutame neid asju oma, Kusjuures väga kurb on see, et sellest võtsid vedu ka teine, ülejäänud ajakirjandus, nii-öelda ka erameedia ja väga vähestes kohtades on meile tegelikult antud nii-öelda platvormi, et näiteks sellised küsitlused erinevates lehtedes, peaministrikandidaat, mitmes kohas sinult on midagi küsitud, kes sa oled ka peaministrikandidaat? See mingi 3-4 asjast on küsitud, aga siis vaatad jälle meedias, et mingi väitlusselts teeb mingisuguse turniiri, me ei ole kuulnudki sellest, ehk et ERR-i selline otsuse turjal, ERR-i nõukogu otsuse turjal nii mõnigi vaatas, et ju siis maailm niimoodi toimibki ja et jätame aga need kõrvale, et selles suhtes see olukord on tõesti äärmiselt ebaõiglane ja kahetsusväärne, et tegelikult see ei ole isegi mitte naljakas enam. Aga nüüd väike muusikaline vahepala, tule siia oma pilliga, didgeridoo pilliga, mis on tehtud Solgitorust. Sellest Solgitoru metafoorist te muidugi saate aru, kallis vaataja, eks ole, ma ei hakka teile seda lahti seletama. Ja lugu tuleb muusikaline vahepala on läbi, aitäh. Ma proovin ise ka, vaadake kuidas välja tuleb. Ma mängin teile kord Mikki läks Piritat merele.
Kallid vaatajad, et nagu te saate aru, see minu pillimäng oli ka sümboolne, aga kui te panete ETV käima ja vaatate seda debatti, mis seal toimub, siis see... AK uudised on praegust veel. Praegu on veel AK uudised, see varsti hakkab. Siis see meenutab seda Solgitorus tehtavat häält, mis sealt välja tuleb, sest see tõsiselt... No, mis sa nendest debattidest üldse arvad? Sa tõenäoliselt ei ole elu sees nii palju debattides olnud, kui sa nüüd selle valimiskampaania jooksul oled olnud. Need on küll olnud oluliselt marginaalsemad kui see kõigile Eesti elanikele nähtav ETV debatt, aga mis asi see debatt üldse on? No, sõna peaks nagu tähendama seda, et on arutelu, aga ausalt öeldes ma pean tunnistama, et töötades ülikoolis, siis ma olen väga paljudes erinevates aruteludes osalenud, aga valimistel ma esmakordselt näen seda tüüpi arutelu, kus inimesed tulevad kokku, ükskõik mida neilt küsitakse, nad ajavad lihtsalt mingisugust joga, kuulamata ära, mida räägib teine kaassaatejuht, aga oma see aeg räägitakse ilmtingimata üle, öeldakse 1 minut, nad räägivad vähemalt 10 minutit, et see püüd lihtsalt oma häält kuulata, see on niivõrd suur ja valdav, et seda aruteluks või debatiks pidada oleks natukene piinlik, et see on lihtsalt... Vahel on mõnedes vanades majades, vaata, et solgitorud hakkavad undama, kui sealt vett lasta. Et see on umbes samasugune, et lihtsalt mingisugune mula käib sul taga, kui vett tõmmatakse. Nii, aga nüüd siin on tulnud Facebookis mõned küsimused. Need on alati ohtlikud. Ja need on alati päris karmid küsimused. Keegi Tanel on küsinud, kas toetate migratsioonipakti. Ma siis täpsustan, et see ei ole see rändepakt, mille üle me hääletasime, aga see on nüüd see järgmine pakt, mis ÜRO-st tuleb. Me ei saa sellele küsimusele praegust veel vastata, sest et me ei ole läbi viinud põhjaliku arutelu oma erakonna sees, kas me saame seda üldse hääletada ja kas me saame võtta selles osas mingisuguse seisukoha või see jääb igaühe enda seisukohaks, et me peame kõigepealt läbi viima selle arutelu, kas me saame võtta seisukohta. Väga hea vastus. Teine küsimus, kas toetate Euroopa... Oot, nüüd läheb ohtlikuks. Oot, siin on nüüd... See on, kui see nii rahvamassid, nii hulgi on tänaval, et... Üks meie... mõne teise erakonna troll on tulnud siia, kes tahab tähelepanu tõmmata kõrvale meie saatelt liiklusküsimustele, aga ta jäi ellu. Kas toetate Euroopa tsensuuri direktiivi, mille järgi suletakse kõik Euroopa Liidu kommuunid, kes ei soovi paigaldada tasulist tsensuurifiltrit? Ma pean tunnistama, et ma ise ka ei ole päris selle küsimuse taustaga kursis, aga kui keegi teab, siis võite... Kas keegi on kuulnud mingisugusest sellisest asjast, et kõikidele kommuunidele pannakse peale tsensuur? Kas ta tahab, kas teda peab toitma ka või? See on seotud ilmselt internetivabadustega ja see on Akta 2, jah, okei. Siit tuli täpsustus, et Akta 2... Kuna me oleme siiski maheda nutiriigi poolt, mitte ainult maheriigi poolt ja me tahame, et kõik internetivabadused jääksid inimestele alles ja keegi midagi ei piiraks, siis tegelikult me teeme selles küsimuses koostööd Piraadiparteiga. Just, et Piraadipartei on siis see erakond, kes, ma ei tea, nad vist pole erakonnana veel registreeritudki, aga see seltskond, kes seisab internetivabaduste eest. Jürgen Ligi on tulnud. Jürgen, tule saatesse. Mis sa seal lehvitad? Siin on päris debatt, käib siin nurga taga, Jürgen. Tule siia. Kas sulle ei saadetud e-maili, et siin toimub täna? Sulle ei Arkpüks. Jürgen Arkpüks läks teise debatti. Jürgen Ribi. Mina ei öelnud seda. Nii, aga Jürgenile oleks ma esitan loomulikult küsimused, et kuidas sa saad mees minna majandusdebatti,
kui sa olid rahandusminister ajal, mil Danske rahapesuskandaali kõige hullemad rahapesemise episoodid toimusid ja nüüd me oleme kuulnud siis ka, et Swedbank on ka sellega seotud ja vist otsapidi isegi Nordea. Aga siin on... Kas SEB on ka, mul on raha kõik SEB-s, kas peaks ära... SEB-st ei ole veel kuulda olnud, aga Swed ja... Äkki üks pank ikka jääb meile? Loodetavasti, eks see on LHV. LHV, see on kõige uuem, see rahapesu ajal ei töötanud veel. Neil on pesumasinat veel. Ja siin on tulnud keegi Aili soovitus, liituge EKRE-ga. Mis te sellest arvate? Nii nagu meil erakonnas kombeks on, toimub kohe hääletus. Kes on selle poolt, et liituda EKRE-ga? Nii, 20, 32, 86, 486 vastu. 86 on poolt ja 486 vastu. Kahjuks Aili meie hääletusel ei läinud see teie ettepanek läbi. Nii, aga siis veel küsimusi. Tüdrukud, olge head, vaadake, kas on tulnud veel küsimusi sinna. Veel ei ole, jah? Jaa, aga rahvas tahab äkki küsida. Nii, mugavustsooni küsimus Juku Kallelt. Ja ma kuulan siin tähelepanelikult, vaatan teise silmaga, kuidas teisele debatile sikinevad ministrid ja ausalt öeldes oli väikene üllatus, et muidu suusaradadel nii vapper Ligi, kellel ei ole kahjuga oma ribidest, ei julgenud tulla. Aga tegelikult ei ole midagi imestada. Nagu me teame, et ka ühe erakanali ehitajad debati vastu hääletasid ja tegid isegi ühiskirja suuremate erakondade ministrid, et seal mitte osaleda. Viidates mingile hämarale saatejuhi mittesobivuse küsimusele, mis on ometigi hästi naeruväärne, sest ma küll ei kujuta ette, kuidas nad ministritena riiki juhivad, kui nad kardavad mingit tütarlast, eks. See ei kõla kuidagi eriti usutavalt. Aga siit küsimus, et mulle tundub, et sellised debattides osalevad kõrgel kohal olevad poliitikud enamasti juhtudel, kui nad on oma kindlas mugavustsoonis. Elik kuni saatejuht on kas Tralla või Kuusk, keda nad tunnevad paarkümmend aastat, teavad kõiki küsimusi peast ja kus ei ole lihtsalt mitte midagi karta, kus nad teavad ka kindla peale, et neid ei katkestata. Nüüd, kui ministrid ja poliitikud, kes on märkimisväärsetel kohtadel, tahavad elada mugavustsoonis. Ma ei tea, mida Elurikkuse erakond ütleb, mida see üleüldse mugavustsooni ja tegeliku elu vahekordade vahel siin Eestis meile räägib. Eks kindlasti ma toon ühe näite, et kuidas Elurikkuse erakonda mugavustsoonis ei hoita. Nimelt presidendi vastuvõtul, kus ma osalesin, tuli mu juurde Kanal 2 ajakirjanik ja palus küll väga pikalt vabandust ja siis esitas mulle sellise küsimuse, et kas te hommikusöögile kõrvale klaasikese kust ka joote? Ja see on muuseas tõsi. Sellise küsimuse esitas mulle ajakirjanik ja öelge, tunnistan ausalt, et see küll mugavustsoon ei ole, et kui sa lähed presidendi vastuvõtule, kus kõikide teiste poliitikute käest küsitakse, et kuidas teile see vein maitseb, kuidas teile need snäkid maitsevad, kelle juures teie naine selle kleidi tegi või kus teie selle kleidi tegite, kui on naispoliitik, et selliseid küsimusi ja siis mult küsitakse sellist asja. Aga see näitab teatud mõttes suhtumist elurikkusesse ja ma siin ei hakka ütlema, mis mu vastus oli. Mulle meenutavad need debatid väga seda, kuidas mu 6-aastane poeg valmistub emadepäeva etenduseks. Nad nimelt lasteaiarühmas etendavad punamütsikese. Kõikidel on täpselt teada, iga 4 aasta tagant lasteaiakasvataja võtab ette punamütsikese, et emadepäevaks teha üks ilus etendus. Osatäitjad
vastajatel on teada, mida nad ütlema peavad, küsijatel on teada, mida nad küsima peavad ja siis kusagil on nii-öelda lasteaiakasvatajatena need PR inimesed, kes nukukesi täpselt õigesti liigutades, kes kuna eetrisse, missugusele küsimusele, millise lipsuga läheb, et see mitte midagi juhuslikku sündida ei saa ja publikuks tulevad ju loomulikult ainult aplaus, sest et nii ilus etendus antakse meile jälle iga 4 aasta tagant täpselt, et samad küsimused ja stsenaarium on, mitte midagi ei saa valesti minna. Sa oled asjale ikka väga kiiresti pihta saanud, mismoodi need värgid tegelikult toimuvad ja kuidas tegelikult PR-firmad teevadki selle poliitika ära, eks ole. Ja see on uskumatu jõud ja uskumatu raha muidugi, mida nad selle eest saavad. Nii nagu ka näiteks Rail Baltica puhul PR-firmad on juba mingi 1 miljon eurot saanud ja sellest on saanud Eesti 200. Ja sellest osa on ka Eesti 200 võib-olla toetust saanud, aga okei. On tulnud küsimus Liinalt ja küsimus üks hetk on nimelt... Näpud külmad. Näpud on külmad. Liina küsimus on selline, kas korraldate oma platvormil rahvahääletusi ka peale valimisi? Ja ta peab silmas, et mitte ainult erakonna liikmetele, vaid ka laiemalt, nii nagu me tegime Rail Baltica keegi läheb. Rahvahääletusi. Keegi hiilib jälle sisse. Oi, tervist, kus sa lähed nüüd? Tule siia. Saatejuht. Nii, okei, räägi. Rahvahääletusi. Loomulikult me saame selliseid hääletusi jätkata tegema. Me muudame selle kasutajaliidese mugavamaks, et inimestel oleks lihtsam ja arusaadavam hääletustel osaleda ja me usume, et väga palju selliseid häid küsimusi saab rahva hulgas ära arutada ja langetada otsused, et kuidas me elu ja looduse ja inimesi puudutavates küsimustes käituma peaksime. Et ma arvan, et kindlasti katsuks jätkata. Mina pean ütlema isiklikult, et tegelikult selle hääletusplatvormi käimapanek on minu jaoks üks kõige kihvtimaid asju üldse, mis siin tänases poliitmaastikul on toimunud. Ja ta oli niivõrd põnev kogemus alguses saati, kus endalgi nii-öelda põlv värises või näpp värises natukene. Aga et kuidas ta toimima hakkas ja inimestele teadmiseks, et selle ERR-i portaalis olev valija kompass, mida me alguses mõtlesime, et me nendele küsimustele ei hakka üldse vastamagi, otsustasime, et kõik 25 küsimust ükshaaval eraldi hääletasime läbi. Ja selle tulemusena väga paljud inimesed, kes on selle kompassi läbinud, on jõudnud tulemuseni, et peaksid hääletama elurikkuse poolt. Nüüd me asetusime kõige tsentrisse. Selle küsimuse tulemus, kõige tsentristlikum erakond, kui nii võib öelda. Aga selle juures on huvitav see, et väga mitmed küsimused, eriti need küsimused, mis puudutasid keskkonda või puudutasid otsedemokraatiat, olid siiski väga ääres, aga kui küsimuste kaupa võtta. Et sellist asja ei juhtunud selle hääletusega, et kõik asjad oleks kuskil seal neutraalses tsoonis. See oli põnev, see oli väga põnev. Ma olen sinuga ka absoluutselt nõus, et see platvormi kasutusele võtt oli väga hea ja õige asi, et me selle ära tegime. Juhtides tähelepanu sellele, et tegelikult varasematel valimiskampaaniatel on nii mõnigi erakond tegelikult flirtinud selle mõttega, rääkinud presidendi otsevalimisest, rahva paremast kaasamisest ja nii edasi. Aga me tulime ja tegime ära selle. Et see jutt, et rahvast ei saa kaasata, me ei tohi usaldada, äkki rahvas hääletab kuidagi lollisti. Aga need samad poliitikud praegust nüüd hakkavad kohe stuudios kemplema selle nimel, et rahvas tuleks ja hääletaks nende poolt pühapäeval valimistel. Et ärge laske ennast lollitada. Nii, aga üks sekund, mul on siin tulnud veel küsimusi. Esimene debatt, kus saavad inimesed otse küsida. Oota, aga kus see küsimus nüüd kadus siis? Oodake, nii. Ühesõnaga Aivo on küsinud, aga kuhugi kadus mul see küsimus praegu ära. Kas keegi leiab Aivo küsimuse, et ta tuli minu arust Messengeri?
Niikaua kui küsimust otsitakse, ma kutsuks siia teiseks külaliseks Toomas Trapitoo, kui sa lubad. Toomas, tule. Toomas, tule palun siia. Toomas. Toomas Trapitoo tuleb siia. Toreda karusnahkse mütsiga. Tere, tere. Tere, Toomas. Tere, Artur. Kuidas tuju on? Sa oled nüüd siin üks kaameramees olnud terve õhtu. Kuule jah, käed on suht krampis ausalt öeldes. Käed on krampis. Toomas on siis meie kandidaat piirkonnas valimisringkonnas number 2. Ja see valimisringkond number 2 on... Tallinn, Kesklinn, Pirita, Lasnamäe. Ahoo, näed, materjal ka. Väga tubli, mis su number on? 609. Ja, muuseas, minu number on 622, Harju ja Raplamaa. Nii, mõned küsimused debatti. Nii. Kas Elurikkuse erakond soovib keskkonda kahjustavaid ja saastavaid tegevusi ja näiteks liigset metsaraiet lahendada kõrgete keskkonnatasude ja nende tegevustega seotud maksutõusude abil? Et kas selline räige maksustamine oleks tark tegu? No ma arvan, et keskkonda, kuidas sellisel hävitavad ja laastavad tegevused tuleks nagu üldiselt lihtsalt ära keelata. Aga noh, et kus on nii-öelda selline kompromissi koht, et inimeste käitumist suunata ja nii edasi, et loomulikult siis võiks olla see kõrgema tasu eest keskkonna kahjustamine. No üks ettepanekuid on ju pigem see, et need, kes näiteks põldu mürgitavad, peavad selle eest tasuma ja seda põldu mürgitamist peaks kontrollima versus sellele, et mahe tootmist jõudselt palju tänasel päeval kontrollitakse. Jah, absoluutselt ja siia muidugi ütleks kohe, et alustaks sellest, et keskkonnamaksud võiksid olla võrdsed. Näiteks meie kõigi nii-öelda armastatud Eesti Energia maksab veekasutuse eest vist 10 korda vähem kui teised. Näiteks Estonian Cell, mis Haaba, kus elavad lendoravad muuseas, teeb selliseks supiks või puljongiks, mida siis müüakse väljapoole. Et maksab elektri eest ka, ma ei tea, umbes 10 korda vähem kui teised ja nii edasi, et alustaks sellest, et maksame siis kõik võrdselt. Jah, see masin, mis seda haavamassi teeb, see on üks Eesti suurimaid elektritarbijaid. See tarvitab umbes 1% kogu Eestis tarbitavast energiast, see masin. Sina oled olnud Riigikogus ja sa olid ka seal Riigikogus olles rahanduskomisjonis, nii et järgmine küsimus on sulle väga... Rahapesust. Ei, see ei ole rahapesust. See toimus muuseas siis, kui ma seal olin, see on tõsi. Nii, panite tähele, vaatajad, rahapesu toimus sellel ajal, kui Toomas Trapitoo oli rahanduskomisjonis. Just nimelt, aga mina olin noor ja roheline, ma räägin, kuidas seal asjad käisid, et mina olin rahanduskomisjonis ja sinna ilmusid lipsustatud ülikondades härrased ja ka mõned prouad, kes rääkisid, et kuidas kõik on hästi, siis me kuulasime nad ära ja siis kui istung lõppeski, nii üldiselt oligi. Okay. Ja küsitlustest on välja tulnud, et maksuteemad lähevad neil valimistele inimestele enim korda. Millised seisukohad on EREL maksude koha pealt? ERE on siis Elurikkuse erakonna lühend. Elurikkuse erakond, ERE. Maksude koha pealt. No maksudega nagu juba sai sissejuhatus tehtud, et tegelikult ma arvan, et kogu see maksude teema on ka natuke selline eksitav. Et tõstame 1% siit, tõstame või langetame 2% sealt ja siis me räägimegi kogu aeg ainult sellest. Et ma ei tea, kas sellest jääb kellegile rohkem nagu raha kätte, et me siin nagu protsenditame, aga kohe, et igal juhul tuleb, nagu ma ütlesin, keskkonnamaksud kõigile võrdseks teha. Nüüd Lauri Tõndspoeg, palun. Kallid inimesed, kui keegi lubab teile anda 100 eurot, siis ta peab teie käest ennem 300 ära võtma, sest 200 kulutab see riik ise ära. Kõik. Võite edasi jutustada. Väga selge.
selge seisukoht. Nüüd tuleb metsa küsimus. Sina oled ju seotud metsandusteemadega ka. Kas metsaomanikud peaksid muret tundma, et riik piirab neil oma metsa puhul eraomandi otsustus- ja käsutusõigust? No sellele vastaks kohe niimoodi, et kas sina oled selle metsa teinud? Ei ole. Loodus on selle metsa teinud, nii et see küsimus, et mina olen eraomanik ja mina võin kõike teha oma omandiga, kindlasti see võib kehtida näiteks auto kohta, kusjuures auto kasutamise osa on väga palju reegleid. Või siis, ma ei tea, termose kohta, mille kohta iganes, aga mets on elus asi. Ja metsaga ümber käimine on minu arust selgelt nagu riigi korralduse teema. Ja nüüd vastan ka selle küsimusele, et me oleme otsustanud seda, et raiemahud peavad vähenema selle läbi, et enam ei tohiks raiuda nii peenikesi puid nagu praegu ja kõiksugu muude tunnuste järgi, mis mõned aastad tagasi Riigikogu poolt kehtestati, et saaks rohkem raiuda ja see ei ole õige. Nii, aga siit kohe järgmine küsimus. Kui raiemahtusid piirata, siis kes peaks mahtude vähenemise enda kanda võtma? Kas erametsaomanikud, riik või kõik osapooled võrdsed? Ei, no ikka kõik osapooled võrdsed. Võrdselt. Siis metsaomanikud ja riik? No riigile kuulub pool metsa, erametsaomanikule teine pool. Ma tänan Toomast. Ma ütleks siia veel seda, et Eestis ei saa nii palju raiuda, näiteks isegi järgmised 10 aastat mitte, võib-olla 10 aastat saab, aga siis ei ole enam nagu ühtegi vitsa isegi järgi. Ehk raiemahud peaksid niikuinii alanema vaikselt ja seda nimetataksegi jätkusuutlikuks metsa majandamiseks. Nüüd aga on tulnud kohale kaugelt Lääne-Virumaalt Lauri Klein. Lauri. Hurraa! Rahva suurte ovatsioonide saatel tuli ta siia. Tere Lauri, kuidas Lääne-Virumaal läheb? Kuule, Lääne-Virumaal läheb väga hästi. Mis teil seal toimunud on, räägi? Seal on meil toimunud igasugused huvitavad üritused. Saunades ja väljaspool saunasid ja mere ääres ja läheb põnevaks. Ja teatris ja muuseas teatris oli väga huvitav üritus just hiljuti. Teatris debateerisime seal, arutasime kõige elu üle järele ja täna oli teatris. See oli täpselt nii palju kui siis üleeile. Aga mis debatis räägiti ja kes seal osalesid? Seal osalesid kõik vanad olijad. Ma istusin juba 3. korda Rõivase kõrval ja siis oli seal teatavasti loomulikult Marko Pomerants ja siis oli veel Indrek Saar ja et olid nii, põhimõtteliselt kõik olid olemas. Kogu see, kõik erakonnad välja arvatud, vist Vabaerakond seal teatris ei olnud, jah. Teised olid. Ei ole mingi ministriga. Nii, siin on tulnud jällegi küsimusi. Regionaalpoliitiline küsimus, palun. Kas metsamüügist laekuv tulumaks peaks minema sinna näiteks Tallinn, kus omanik eraisik firma elab või on sisse kirjutatud siis, või sinna valda, kust see metsa pärit on? Keeruline küsimus. See metsa müügist laekuv tulumaks peaks esiteks kõigepealt üleüldse olema õigesti arvestatud. Peaks olema arvestatud nii, et ta ei ole mitte ainult puidupõhine, vaid ta peaks olema ka kõigi teiste väärtustega seotud. Nii? Teatavasti mets ei ole ju ainult puupõld, vaid mets on ökosüsteem ja metsal on palju rohkem väärtuseid kui ainult puiduväärtus. Ja kui me räägime metsa müügist, siis me ei saa rääkida ainult puidu müügist, vaid me peame rääkima ökosüsteemi müügist ja ökosüsteemi väärtuste müügist. Ja sealt tulevad need maksud tegelikult. Sellest juba tegelikult Toomas siin enne rääkis väga palju hästi. Nii, aga seleta nüüd ära, et kuhu tähendab need, kes ei tea, siis üksikisiku tulumaksust üks osa läheb otse kohalikku omavalitsusse ja teine osa läheb nii-öelda üldisesse riigi potti. Aga muu tulumaks
nagu äritegevuse tulumaks, see läheb otse riigi potti. Nii, ja siin on siis küsimuse mõte ongi siis see, et kas see raha võiks minna ka siis sinna kohaliku omavalitsusse ja kas see oleks regionaalpoliitiline meede? Absoluutselt ja tegelikult peaks see raha minema veelgi enam, see peaks minema kohalikku kogukonda. Kuulge, vaadake palun. Kohaliku kogukonna küsimusi veel, seal on tulnud veel küsimusi. Toeks. Ja veelgi enam tegelikult peaks sellest samast rahast otseselt saama kaetud need kahjud, mis sellele ökosüsteemile tehakse. No selle peale ehmatavad nüüd metsaomanikud täiesti ära, et kas te tahate nende tulu, kas me tahame siis nende tulu kohe ära võtta või? Õiged metsaomanikud ei ehmata selle peale üldse ära. Õige metsaomanik, kes teab, mis väärtused tal metsas on, siis ei ehmata selle peale kohe kuidagi mitte. Et selle peale ehmatavad ära need metsaomanikud, kes tahavad metsast kiire raha välja võtta ja siis selle jätta sinna paika nii, nagu ta on. Ja vastus. Nii, kas oled valmis veel vastama mõnele küsimusele? Jaa. Jaak küsib, kuidas suhtute karusloomafarmidesse? Karusloomafarmid tuleb sellised karusloomafarmid, nagu need praegu on, tuleb igal juhul kinni panna. Ja mitte põhjus, ja selle põhjus on tegelikult aga see on minu isiklik arvamus, aga muidugi loomulikult tuleb seda hääletada enne, eks ole, jah, rahva. Ja me hääletasime ja siis meie hääletuse tulemus oli see, et me panime karusloomakarvid kinni. Ja selle tulemusel hääletasin ka mina Riigikogus siis vastavalt, et selle kinnipanuse poolt. Aga põhjused on tegelikult just selles, et need karusloomafarmid ei ole, sama hästi võiks keegi öelda, et tegelikult kas me paneme siis ka, on mul küsitud just, et kas paneme sigalad kinni, paneme ka lehmalaudad kinni, aga need on täiesti võrreldamatud asjad. No miks? Mina sellest ei saa aru. Mõlemad ju elavad loomad kehvades tingimused. Just täpselt, eks ole, aga ühte tarbivad inimesed elus püsimiseks, teine ei ole esmatarbevajadus. Kurat, see on inimese silmakirjalikkus ikka jube. Inimese silmakirjalikkus on jube. Kuule, ma küsin veel. Mis oleks vaja teha elukeskkonna parandamiseks? Mis roll on arhitektuuril, planeerimisel ning kas riigi tasandil saaks midagi teha? Planeerimisel on väga suur roll. Planeerimisel on kohe ülisuur roll ja tegelikult planeerimisest kõik enam-vähem pihta hakkabki kui on, ja kõik probleemid on hakanud ka pihta sellest, et planeerimine on olnud vale. Ma siin võib-olla sekkun sulle ise, et ma olen tegelenud suhteliselt pikalt siin Kaur Lassi abiga planeerimisseadusega ja meie eesmärk oli täna kehtiv planeerimisseadus tagasi kutsuda, sest ma ei tea, kes teab või kes ei tea, siis neile seletuseks, et just nimelt see eriplaneering, mille alusel tehti siis, taheti teha tselluloositehast, tuli selle uue planeerimisseadusega. Ja see uus planeerimisseadus tegelikult võttis inimestelt palju õigust sekkuda käest ära ja andis selliseid, nagu see eriplaneeringki, andis võimule või valitsusele suured hoovad, mismoodi inimestest, kogukondadest, kohalikest omavalitsustest üle sõita ja see on tegelikult üks kõige halvemaid seadusi, mis praegu kehtib ka. Nii et... Ja, see praegune planeerimisseadus, millesse see sama eriplaneering sisse toodi, on üks väga selge näide, kuidas lobigruppidega abiga tegelikult suruti sinna sisse sellised parandused, mis olid riigile rahvast distantseerimiseks väga head, aga samal ajal nõrgendati sellist asja näiteks nagu teemaplaneeringud, mis ennem toimisid väga hästi ja hakkasid järjest paremini toimima, sealhulgas ka keskkondlikud teemaplaneeringud, nagu näiteks rohelise võrgustiku planeering, mis muutus selle uue seaduse tulemusena hoopis nõrgemaks, veelgi nõrgemaks. Aga vaatajatele peame ütlema, et erinevalt nendest, kes seal kohe nüüd higistama hakkavad, vist juba hakkasid. Näed, küsija Aivo on meid tänanud ka vastuste eest
siis meil siin väljas nii kuum ei ole ja näpud lähevad juba suhteliselt kangeks. Suhteliselt pea me hakkame oma saadet lõpetama. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis palun küsige. Aga Lauri Klein on Lääne-Virumaa kandidaat. Number 641. 641, et kõik, kes tahavad elurikkust toetada Lääne-Virumaal ja Lauri Kleini, siis 641 on kindlasti üks hea valik. Ja just. Meil on seal teisi kandidaate ka, eks ole. Nii, 642 on ka kohal, tule lehvita. Kornelia lehvitab, tere Kornelia. No kuidas sul seal läheb? Kas sul on esimest korda olla valimistel? Absoluutselt esimest korda. On hull asi või? No teada on saanud ikka päris hulle asju küll. Et seestpoolt vaadates ei ole see üldse nii ilus, kui pealt tundub. Ja väga keeruline on jalga ukse vahele saada. Sest ringkaitse on nii tugev, et sellest ikkagi nagu kui kogemusi pole, siis nagu läbi murda esimese hooga küll ei oska. Aga noh, eks me anname siin endast parima ja paistab, et Lääne-Virumaa inimestele me üldiselt meeldime. Väga tore. Elagu Kornelia. Meelseni meeldib inimestele väga. Jah, aga siinkohal võib-olla teemegi väikse ülevaate nendest takistustest, mis meil tee peale tulnud on. Kõigepealt, millest palju muuseas räägitakse. Näiteks kohtusin hiljuti Saksa suursaadikuga, kes ütles, et jube kummaline asi, et meil Saksamaal sellised debatid lõppevad ära umbes 10 päeva enne valimisi, nagu praegu siin ERR-is toimuvad, et inimesed teevad valesid valikuid juhul, kui sellisel valimispäeva eelõhtul toimub veel debatt. Meie puhul Eestis on veel see eriti kummaline, sellepärast sellel 3. märtsi valimispäeval ehk sellel päris valimispäeval on igasugune agitatsioon keelatud, aga 21. veebruaril algas juba e-hääletamine ja nagu me saame aru, tõenäoliselt pooled hääled on seal eelhääletamise ja e-hääletamisega ära antud juba. Sellel ajal võib nagu täiesti vabalt igasugune agitatsioon käia. Seda absurdi on nagu ikkagi päris palju, aga takistustest, mis meid tee peal on tabanud, sa mõtle ka ja ma püüan siin järjest tuua. Kõigepealt, selleks, et tulla Eestis poliitikasse on vaja 500-liikmeline erakond teha. 500-liikmeline, ma toon näiteks Soome näite, kus sa võid erakonna teha 3, aga siis sa lihtsalt kogud toetusallkirju seal, ma mäleta seda täpset numbrit, ütleme umbes 5000 toetusallkirja. Me ei oleks need toetusallkirjad väga kiiresti kätte saanud. See on esimene asi, ehk siis käib ka sellise liikmelisuse fetiš, eks ole. Teine asi, valimisel osalemiseks ja sellistel debattidel osalemiseks peaks sul justkui olema täis nimekiri, mis on täielik absurd, on selline igand, on välja mõeldud, et 125 inimest on siis see täis nimekiri. Ja iga inimene peab maksma 500 eurot siis tänase seisuga kautsjoni, et sinna valimistele pääseda, mis siis teeb kokku 62 ja 500 eurot siis täisnimekirja puhul, mis on nagu meeletu summa. Nüüd, kui seda lävendit ei ületata, siis seda summat ka tagasi ei saa. Kusjuures, see on ka nagu järgmine asi, kõrge lävend. See on üks kõrgemaid lävendeid üldse Euroopas, mis Eestis on, et see võiks vabalt olla 3, isegi 2%. Ja siin isegi inimesed arvavad, et 1% ja midagi hullu ei juhtuks riigis, lihtsalt palju rohkem vaateid oleks esindatud Riigikogus ja kõik oleks hästi. See on demokraatliku süsteemi omapära on see, et võim vahetub. Inimesed vahetuvad, kes võimul on. Praegus me näeme lihtsalt seda, kuidas ühed ja samad inimesed lihtsalt natukene vahetavad istmel järjekordi, aga põhimõtteliselt see sama seltskond jätkab ju valitsemist, kui
valija ei otsusta nüüd teisiti ja valib südametunnistuse ja mõistuse kohaselt selliselt, et muutused saaksid üldse toimuma hakata ja selleks tuleb valida uusi erakondi, elurikkuse erakond ennekõike. Ja siinkohal see on nagu ka puhas propaganda, et teie hääl läheb kaduma, kui te annate kellelegi, kes jääb sinna lävendi alla. Teie hääl ei lähe kaduma. Nendele hääle andes te näitate oma meelsust. Ja see on ülioluline, et te näitaksite... See on väga oluline. Kujutate nüüd ette, et meil on siin keskkonnateemad, meil on kohe keskkonnakatastroofid käeulatuses, meil läheb keskkonnateemad on ülimalt olulised. Ja nüüd keskkonna valdkonna erakonnad ei saa hääli sellepärast, et rahvas läheb ja jääb uskuma seda lolli juttu, et teie hääl jääb kuidagi, läheb kaotsi ja lähevadki, annavadki, ma ei tea, Keskerakonnale või Reformierakonnale, kes on selle looduse meil ära lõhkunud, lähevad, annavad enda hääle sinna. See ei ole ju normaalne käitumine, et su hääl on siis on selgelt solgiauku visatud, kui sa lähed ja tahad toetada keskkonda, aga annad Keskerakonnale. Aga kutsun siia Juku Kalle nüüd, tuntud raadiohääle, keda teles harvemini näeb ja jätan mikrofoni Juku Kalle. Sul sai tee otsa, jah? Nii. Mis ma oskan muud öelda? Mul on muidugi kahju, et see lävend on jah 5%, ise ei pea seda ka kaugeltki õigeks. Tuletan meelde, et mõned aastad tagasi oli see oma partei loomine veel hullem, et siis oli vist 1000 häält kokku ajada, mis on arvestades meie valimisealiste elanikkonna numbrid või arvu on see täiesti absurdne. Ja ma olen väga nõus, et mitte midagi ei juhtuks, kui see oleks 1, 2 või minu poolest ka 3% parem igal juhul kui 5, sest et mingil moel peaks ju etableerunud mehikestest üks päev lahti saama. Nii et seetõttu, vähemalt mina hoian pöialt... Ma tahan vahel segada. Jah, sega. Jah, et Soomes on see 1% on ju ja seal on 11 erakonda parlamendis. Mitte midagi pole Soomega juhtunud, ta on siiamaani alles. Just nimelt, ja Soome ei ole ainus näide, nii et tegelikult 5% lävend on siiski mingil moel ringkaitse. Ma küll ei kujuta ette, mille moel meie käibel olev rattakujuline Riigikogu oleks seda muutuma hakanud. Ent ma kujutan ette, et tulevikus peab see olema võimalik ja ma isiklikult hoian pöialt kõikidele väikestele hoolimat, sest ma ise olen Vabaerakonna nimekirjas igal juhul ka teile. Ega see ka väga suur ei ole. See ei ole ka üldse kaugeltki mitte suur. Ja siis ma ei tea, jõudu teile igal juhul Arturile tagasi. Aitäh Juku Kallele ja siinkohal hakkame vaikselt saate otsi kokku tõmbama. Kallid inimesed, te jälgisite selle valimiskampaania kõige olulisemat debatti. Ma veel ei lõpeta ära, ma annan sõna sellele debatile ainsa erakonna peaministrikandidaadiga, kes sellele debatile lubati. See on nimelt Elurikkuse erakond ja seda lubajaks oli ERR-i nõukogu, sest ta meid sinna teise debatti ei lubanud ja palun. Ja siin ei kööta, pööran tähelepanu, et siin ei kööta ja näpud külmetavad erinevalt nendest, kes seal sees on. Nad vist ei taha, et me siin oleksime, nad võtsid kütte välja, aga hea vaataja, valik on sinu. Valides mõtle iseendale, millist tulevikku sa tahad endale kujundada, sest et sinu valikust see hakkab sõltuma. Vali enda südametunnistuse ja mõistuse kohaselt. Vali see partei või see erakond, kes ei mängi küünilisi mänge sinu tulevikuga. Hoiame kokku ja hoiame loodust. Ja nüüd, head saatevaatajad, lapsed, nüüd te võite, kui saade ära lõpeb, siis te võite oma vanematele seletada, mida see number 615 tähendab. Aga minu valimisnumber on 601, Põhja-Tallinn, Kristiine Haabersti. Ja mina olen Artur Talvik, 622, Harju ja Raplamaa, 622, jätke meelde. Ja nüüd tulge palun siia Toomas. Tulge kõik, kes teil vestid seljas on, et tulge nüüd siis näete. 618, Nõmme, Mustamäe, Lauri Tõnspoeg. Lauri Tõnspoeg, 618, Nõmme, Mustamäe, siin, palun. 609 loomulikult.
607. Öelge nimi ka, palun. Siiri Tiivits-Puttonen. Lauri Klein 641 Lääne-Virumaa. Kornelia Kotto 642 Lääne-Virumaa. Riina Soone 605 Põhja-Tallinn Haabersti Kristiine. Teho Paulus Pärnu ringkond 844. 640. 644. Piret Räni 615. ja kallid inimesed, kes te seda vaatasite, saade lõpeb ära. Nii just täpselt sellel ajal, kui inimestele oli lubatud 21.48 ja valige siis Elurikkuse Erakonda. See on see erakond, kes peab oma debatte õues, hoolimata ilmast ja võitleb lõpuni. Sony kanalilt algab Top Gear, vaadake parem seda. Ja või ärge üldse telekat vaadake, minge jalutage õues. Head ööd, elagu!